Tere tulemast jälle lugema Luuka evangeeliumit. Luukas, kes selle evangeeliumi kirjutas, ei olnud mitte juudi soost, vaid arvatavalt oli ta kreeka taustaga ja ka kreekapärase haridusega. Ta oma evangeeliumis ja ka apostlite tegudes, mille ta hiljem kirjutab, pöörab ikka ja jälle tähelepanu mitte ainult juutidele, vaid ka nendele inimestele, kes ei olnud juutide keskelt, kes elasid ka kaugemates kultuuri ja usulise traditsiooni keskkondades. Ja ka Luuka evangeeliumi 5. peatükk, mida me täna loeme, näitab seda, et Jeesuse missioon ulatub üle juudi suletud kultuuriruumi piiride. Aga piibel ütleb ka seda, et Luukas oli arst ja kui me loeme Luuka evangeeliumi 4. ja 5. peatükki, siis me märkame ka seda, et ta pöörab erilist tähelepanu sellele, kuidas Jeesus tervendab inimesi, olgu füüsilistest haigustest või ka vaimsetest kannatustest ja isegi teemonlikult vaevatud inimeste probleeme lahendades. Luuka evangeeliumi 4. peatüki lõpus lugesime seda, kuidas Jeesus suundus Kapernauma ja seal ta peatus ühe kalandusäriga tegelenud mehe Siimon Peetruse majas. See maja asus järve kaldal, maalilises kohas ja tõenäoliselt oli seal rohkem ruumi ka selleks, et võtta külalisi vastu. Me loeme ka sellest, kuidas kogu linna haiged ja vaevatud tulid kokku Peetruse maja ukse juurde ja ta tervendas neid kõiki igasugustest tõbedest ja haigustest. Ja need kõik inimesed hakkasid rääkima sellest, et Jeesuses on tegutsemas jumalik vägi. Selle tulemuseks oli, et inimesed rändasid kokku kogu Galilea piirkonnast, erinevatest linnadest ja maakohtadest. Ja Jeesus pidi linnast välja minema järve rannale ja seal inimesi kõnetama. Me loeme Luuka evangeeliumi 5. peatükist, kuidas ta astub kalapaati ja hakkab rääkima inimestele. Mõned aastad tagasi, kui külastasin Kapernauma ja meile oli giidiks üks juudi soost kristlane, kes on ajaloo doktor ja arheoloogia professor, siis ta ütles, et me võime väga julgelt usaldada evangeeliumi tekste ka ajalooliste allikatena. Ja ta ütles, et tema kui ajaloolase jaoks ei olekski vaja muud tunnistust sellest, kui mis on leitud Kapernaumast vana sünagoogi varemetest, säilmetest ja sinna on nimelt graveeritud kõikide nende inimeste nimed, kes olid annetanud ka selle sünagoogi ehitamisse. Ja ta ütles, et seal on leitud ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannese nimed, et nemadki on annetanud sünagoogi ehitamisse. Ja ta ütles, et see annab tunnistust sellest, et Jeesus, kes võttis oma jüngriteks nii Peetruse ja tema venna Andrease, kui ka nendega koos kalandusäri ajanud Johannese ja Jaakobuse, on tõepoolest ajalooline ja kõik see, millest evangeeliumis räägitakse, on tõsi. Luuka evangeeliumi 5. peatükk räägibki sellest, kuidas nendest 4 mehest saavad siis korraga Jeesuse järgjad. Kui Jeesus on istunud Peetruse kalapaadis ja oma kõne lõpetanud, siis ta esitab väga ennekuulmatu väljakutse. Mees, kes teadis kalandusest kõike ja kes sel ööl oli terve öö vaeva näinud ja mitte ühtegi kala saanud, korraga kuuleb, kuidas Jeesus ütleb, et sõua sügavale kohale ja heida võrgud välja loomuse katseks. Ja Peetrus saab aru, et loogika ei toimi seal. Et see, kas on jumalik lause või tõepoolest läheb see tühja. Ta ütles, et sinu sõna peale ma heidan võrgud välja keset päeva sügavasse vette, kus tavaliselt kala ei olnud võimalik sellel ajal püüda. Ja siis piibel jutustab, et kala oli nii palju, et nad pidid viipama kaaslastele ka Jaakobusele ja Johannesele, et nemad oma paadiga tuleksid. Ja need paadid said äärini täis nii, et nad olid peaaegu et vajumas. Korraga, aga kõige selle ime keskel tabab Peetrust meeleparanduse vaim. Ta mõistab, et ta on patune mees. Ja ta ütleb, Jeesus, ma ei ole väärt sind võõrustama. Mine edasi. Peetrus aga kuuleb siis midagi niisugust, mida Jeesus ütleb ainiti talle, ta ütleb, et ära karda. Nüüdsest pead sa hakkama inimesi püüdma.
tule ja järgi mind. Ja Peetrus ja tema vend Andres, samuti Jaakobus ja Johannes jätavad kõik maha ja lähevad elavad enamale, kui nad seni olid kujutlenud. Luuke evangeeliumi 5. peatükk räägibki sellest, kuidas Jeesus aitab inimestel leida ennast Jumala riigi, Jumala kuningriigi valguses ja elada enamale, kui nad seni on isegi kunagi kujutlenud. Inglise keeles öeldakse vahel selle kohta empowering ehk kellegi võimestamine suutlikkuseks millegi või niisuguse suhtes, milleks varem ei oldud suuteline. Jeesus võimestab inimesi, ta annab neile võimaluse näha kaugemale ka iseenda elu kontekstist, vaadata seda, mis on ees ja märgata, et Jumal võib ka minus ja minu kaudu teha midagi niisugust, mida ma seni ei ole mõelnud ega isegi osanud unistada. Üheks niisuguseks näiteks on ka Leevi. Kui me loeme Luuke evangeeliumi edasi, siis me märkame, et kui Jeesus kuulutab ja rändab erinevates linnades, siis sealsamas Kapernauma lähedal oli ka Rooma tollipunkt. Ja seal maksukogujad kogusid siis mitte ainult kalandusäri ajanud inimestelt, vaid ka kaubateedel rännanud inimestelt tollimaksu. Ja seal on üks mees, kelle nimi viitab sellele, et on tegelikult leviitpreestri soost. Ja tõenäoliselt tema vanemad või vanavanemad olid olnud templiteenistuses ka olulised tegijad. Aga see mees oli teinud teised valikud. Ta oli läinud koos tööle Juute okupeerinud Rooma võimudega ja alustanud tölnarina maksukogumist ehk siis elades teiste inimeste arvel. Ja niisugused inimesed heideti juudi usu kogukonnast kõrvale, nendega ei suheldud ja tõenäoliselt, kui ta vaatas Jeesust ja tema kõnesid ja imetegusid, siis ta pidi seda jälgima kaugelt. Ta ei saanud ligi minna, sest tema ei sobinud jumalameeste hulka. Aga Jeesus teeb midagi enneolematut. Ta tuleb Leevi juurde ja ütleb talle, järgne mulle. See mees vaevalt oskas kujutleda, et tema jaoks võib olla ka Jeesusel kohta. Tema jaoks on sellel Jumala kuningriigil veel ka midagi, mida ta seni ei olnud mõelnud. Aga see kutse oli nii võimas, et öeldakse, et Leevi jättis kõik, mis tal seal oli ja läks Jeesusega kaasa. Leevi on teistes evangeeliumites tuntud kui Jeesuse apostel Matteus. Selle nime all on meil ka Uues Testamendis esimene evangeelium, Matteuse evangeelium. Ja see räägib sellest, et Leevi sai võimaluse elada rohkemale kui Rooma kuningriik, kui oma enese heaolu. Ta kaasas sellesse oma sõpruskonda ka oma sõbrad, kes olid samamoodi Jeesusest eemal. Kutsus nad enda juurde kõik kokku ja ütles, minu elu on muutunud. Jeesus on muutnud minu elu. Ja tänu sellele, et ta elas kaasa kõike seda, mida Jeesus oli teinud ja mida ta nii oma sõnadega kui tegudega ellu viis, võis ta panna kirja ka evangeeliumi, mis räägib, et Jumala riik, Jumala kuningriik on kõigi ajastute riik. See ületab Rooma impeeriumi ajaloos, see ületab tänased selle maailma poliitilised kantsid ja see on ka tulevase maailma ainus kuningriik, mis jääb. Ja sellise kuningriigi evangeeliumi ongi kutsutud meid ka vastu võtma. See on rõõmusõnum, mida endasse võtta, aga mida jagada ka, nagu Leevi oma sõpradega, jagada nende inimestega, kes sellest veel ei ole kuulnud ja minna ja elada enamale kui me ise. See tähendab elu muutust. See tähendab niisugust võimalust elada ja teenida suuremat plaani ja Jeesus kutsub meid kõiki selleks. Sa mõtled, võib-olla ma ei sobi sellesse. Kui selleks sobis Leevi, sobid sina ka. 3D kogudus ütleb, tule nagu oled. Sa mõtled, mina ei suuda muutuda. Jeesus ütleb, sa suudad muutuda. 3D kogudus ütleb, igaüks võib muutuda. Niisiis on täna meie ees võimalus mõelda, võtta endasse ja jagada Jeesuse kutset, järgida teda ja teha teda tuntuks ja elada muudetud elu ja muuta selle läbi maailma.